investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 26. jaanuar, kell on natuke 2 läbi. Minu nimi on Tarmo Taninas ja nagu ikka minu vastas hea sõber kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad. Ma ei tea, kuidas sulle Meelis tundub, aga kui ma eile õhtul hakkasin seda podcasti natuke ette valmistama, siis tundus nagu eelmine nädal oli pikem kui teised nädalad sündmuste poolest. Jah, tõesti, sul on õigus, et ei saaks öelda, et kuidagi neid sündmuseid vähe oleks, või turgudel midagi ei toimu, et oli nagu tõesti poliitilisel maastikul sündmuseid, meeletult oli börsidel, meeletult liikumisi, et siuke väga volatiilne nädal tagasi vaadates ja loomulikult tänu Trumpile osaliselt, kes ikkagist pakub meile siiamaani siukest poliitilist teatrit ja esimene siuke teatriaasta hakkab nagu läbi saama, et siis 3 aastat on teater veel kestab ilmselt. Aga ütleme, ja kui võib-olla korra turgude juurde vaadates, et aasta alguses tegelikult USA indeksid on kergelt plussis, S&P on siin protsendi kanti ja Nasdaq on siin 1,4% kanti üleval, et vaatamata sellisele poliitilisele segadusele, mis siin toimub, et jah. Need märksõnu möödunud nädalast on nagu palju, aga vist nagu üks, millest me peame rääkima, on Gröönimaa, ütleme siis inglise keeles Greenland. Naljakas on selles mõttes nagu üldse, et ütleme, ma ei imesta, et Trump ajas nagu Gröönimaa ja Islandi segamine. Kui see inglise keeles paned, on ju Iceland, tundub, et nagu jäämaa, et see peab nagu Gröönimaa olema, on ju. Aga inglise keeles on hoopis ju Iceland on Island, on ju. Jah, et ütleme, eks see on siuke tõlgendamise viis on ju, Iceland on ka nagu õige, et jäämaa või jäämaa, kuigi see on teine riik on ju inglise keeles. Aga las ta jääb on ju, aga ütleme Gröönimaast me üle ega ümber ei saa on ju. Tõesti, et see Gröönimaa teema, ta käis, juba eelmisel aastal hakkas see teema pihta, et Trump soovis seda Gröönimaad ameeriklaste valduesse saada ja eelmine nädal siis teema sai järsku nagu hoogu juurde on ju, ja kus Trump nagu tuligi väga julgete avaldustega välja, et kus ta nagu viitas on ju, et sellele, et USAl on nagu julgeoleku kaalutlustel vaja Gröönimaad enda kontrolli alla saada ja loomulikult lisas, et ta eelistaks ära ostmist, aga samas ei välistanud ka nagu jõu kasutamist ja et selle nende kõnelustega kiirelt nagu edasi liikuda, siis määras ka Euroopa riikidele tariifid. Mitte kõigile, aga ütleme need, kes olid siis sellele vastu, on, aga ega seal nagu keegi ju poolt ei olnud eriti. Ütleme Itaalia mõned võib-olla olid sellised nagu äraootaval seisukohal. On ju. Jah, et sisuliselt tõukas tagasi Euroopa ja USA tariifide kriisi või tariifide sõtta on ju, ja ähvardas kehtestada seal 1. veebruarist 10-tollised tariifid. Juunist vist 25, kui ei saa nagu oma tahtmist. Just, kui ei saa nagu kokkuleppele või asjad hakkavad venima on ju. Ja et jah, tõeline siuke jõuline surve ikkagist mingi diil selle Gröönimaaga nagu ära teha ja kui sa panid tegelikult tähele, et kuidas siuke mentaalne survestamine vaata USAl käib, et see on ehne nagu siuke male laud on ju, et Trump veel eelnevalt sellele saatis Norra peaministrile kirja on ju, et kuna ta seda Nobeli rahupreemiat ei saanud. Et siis ta ei pea tegelikult nii hea olema enam. Jah, et siis ta ei ole enam nii rahu pooldaja, aga loomulikult eelistaks alati rahu aga ta siiski eelistab nagu, mõtleb nagu America first esmalt, on ju. Ja see oli nagu siuke psühholoogiline surve ikkagist, mis pani Euroopa riigid nagu muretsema, et kui sa paned nagu kõik asjad kokku, et ei soovi enam, on ju, rahu on valmis nagu isegi jõudu kasutama. Kuni sinna välja, et ta viib nagu enda sõjaväelased, ütleme, nendest riikidest ära, sõjaväebaasid ära, ütleme, Euroopas on, USAs on ju palju neid kohti, et kes nagu ei toeta.
ja noh, loomulikult, et kui selline noh, kui tõesti hakkad mõtlema, et kui NATO riikide oma vahel tekib nagu sõjaline konflikt, on ju, mida see tähendab? See tähendab NATO lõppu. NATO lõppu, absoluutselt, et see tähendaks noh, ka sellist väga suurt julgeolekukriisi, on ju, et mis tõesti tekitaks päris suure segaduse siin globaalselt ja noh, NATO riikide seas kindlasti, on ju. Ja noh, ütleme tänu sellele siis Euroopa liidrid järsku hakkasid siin ikkagist jalgu väristama ja mõtlema, et kuidas nendele ähvardustele vastata ja noh, loomulikult, kui hakkad mõtlema, et kas nad sõjaliselt kuidagi USA vastu saaks, noh, see sõda näeks vist välja niimoodi, et kui USA-ga Euroopa sõtta läheks, et kõigepealt ütled USA-le, et kuule, andke meile relvi, andke meile pomme ja mingeid rakette, et siis me paneme need teie poole teele. Et noh, ilmselt see ei toimiks, on ju. Ja seda mõõdeti küll, et noh, et kui palju on no ütleme erinevad noh, ütleme varustust üldse on ju, need väga võrreldavad, aga noh, inimeste poolest nagu oleks isegi nagu okei, noh ütleme Euroopas on põhimõtteliselt 2 korda rohkem inimesi kui USAs on ju, aga peamine mure on jah see, mis sa nagu ütlesid, et millega siis sa ennast kaitsed ja veel rohkem, et millega siis nagu ründad USAt on ju. Jah, et noh, Euroopa on siuke kuskile puhkama jäänud nagu siuke ühiskond, et siin on hea vein, siin on hea söök, on ju, et militarile väga ei ole nagu panustatud, on ju, ja noh, nagu öeldud ka, et on ju, see 405 miljonit inimest kardab noh, Venemaad, kus on mingi 120 miljonit inimest, on ju, et siis noh, ilmselgelt midagi on siin nagu valesti tehtud, aga siis järsku hakati mõtlema, et okei, mis on see teine siuke relv, millega võidelda ja noh, selleks hetkel on ikkagist selline finantsrelv, on ju. Eeskätt vist nagu võlakirjad, aga no aktsiad ka on ju, sest noh, Trump seda, noh, ta jälgib ikkagi, mis finantsturul toimub, on ju, ta mainis ka oma seal kõnedes, on ju, me pärast jõuame Davosist ka nagu rääkida, et ta jälgib, mis finantsturul toimub. Ja absoluutselt ja tegelikult kui vaadata, milline on nagu USA varadele suuruselt number 2 turg, see ongi Euroopa Liit, kus hoitakse noh, umbes 40% kogu USA nii-öelda välisvõlakirjadest ja ka väga suur osa nii-öelda USA aktsiatest. No me näeme seda Eestiski, kui palju on viimastel aastatel tehnoloogia toel ju populaarsus kasvanud USA aktsiate osas. Ja summaliselt noh, Euroopas peaks olema umbes 10 triljonit dollari eest nii-öelda USA varasid, et umbes 6 triljoni eest siis võlakirju ja 4 triljoni ees siis erinevaid aktsiaid, aga noh, loomulikult need on laiali nii eraisikute noh, fondide mingi valitsuste on ju vahel, et väga, väga keeruline on neid korraga nii-öelda müüma sundida, on ju, et kui sa tahad nii-öelda selle relva käiku lasta, et niipidi on võib-olla keeruline, samas kui ikkagist USA või Ameerika kui riigi vastu kaob ikkagist usaldus, siis tegelikult noh, tõenäoliselt on see ka kohati nagu naturaalne protsess, on ju, mis paneb nende varad nagu või investorid nii-öelda müügi poole ja kes tõesti võivad nende varade müügiga tekitada noh, USA ütleme aktsiaturgude puhul noh, müügisurv on ju, mis võib viia ka nagu nii-öelda USA aktsiad karuturule võib-olla kunagi või kui sa müüd võlakirju järsku on ju suurtes kogustes, siis sa ajad nii-öelda USA pikaajaliste võlakirjade hinnad nagu üles, mis tähendab seda, et USA-l on väga keeruline raha, nii-öelda uut raha nagu kaasata ja kui nad kaasavad, siis oluliselt kallima hinnaga on ju, et ja mis on nagu ikkagist Trumpile see nii-öelda väga kriitilise tähtsusega ongi pikaajalised intressid on ju, et me nägime eelmise aasta on ju aprillis, et mis tariifikriis, mis sellele pani punkti, kui pikaajalist võlakirjad läksid üle 5%, siis tekkisid ikkagist võlakirjaturule esimesed mõrad, kus tõesti see finantsjuht palus ilmselt Trumpil kogu selle tariifi asja nagu pausile panna, on ju, et muidu võlakirjad
turg ei pea enam vastu ja siis võib midagi nagu katki minna. Et palus takot teha. Jah, palus takot teha ja ilmselt see 5%-line raha, pikaajalise raha hind on ka täna see tako nii-öelda piir, kus ka Trump ilmselt tõmbab tagasi. Aga noh, nendel Euroopa varade juttudel oli täiesti alust, ma vaatasin, et siin tegelikult tulid juba uudised ka, et siin mingisugust Euroopa institutsioonide hakstki tegelikult USA riski juba maha laadima. Eeskätt võlakirjaga mina nägin ka, aga ma kuulan sinu tähelepanekuid. Jah, siin oli üks Taani akadeemikute pensionifond. Seda nägin mina ka, jah. Mis haldab seal kuskil $25 miljardit varasid ja nad ütlesid, et nad panid $100 miljoni eest USA riigi võlakirju müüki. Ja see on muidugi väike summa. Jah, see on üsna väike, aga siiski märgiline on ju, see nii-öelda uks on avatud ja noh, selle pensionifondi juht nagu ütles ka, et täna nad näevad ikkagist, et Trumpi risk on liiga suur krediidirisk nii-öelda ja nad hetkel ei soovi USA riski nii-öelda hoida ja nad panidki müüki. See jutt on muidugi õige, aga kindlasti oli see Gröönimaa ka mängus on ju, kui sa oled nagu taanlane on ju, no sinu riiki tullakse kaudselt nagu ründama on ju, no siis see müügiotsus, noh, ma arvan, sündis lihtsamalt. Jah, aga noh, tuleb meeles pidada on ju, et noh, näiteks Norra on ju, kes ka oli sinna ähvardati tariifidega on ju, aga Norral on oma vältfond, vaatasin, seal on 2,1 triljonit on varasid. Kui see nüüd müüki peab, seal uudised ma pole veel näinud. Jah, seal nende käest küsiti ka hetkel, kusjuures selle Norra finantsminister on Jens Stoltenberg, kes oli ka NATO peasekretär kunagi, et tema nii-öelda ütles, et hetkel nad USA varade mahtu ei plaani vähendada, aga ma kujutan ette, et seal Norra vältfondis on päris palju neid USA varasid, ma ei välista, et kui pool, võib-olla isegi üle poole. Seal on palju jah, ja no ütleme seda, jah, uudist ma ei ole näinud veel, et nad on müüma hakanud, aga sa rääksid Taanist, no see väga suur summa ei olnud, aga Rootsi suuremad pensionifondid on ikkagi miljardite eest müünud ja mitte sekkide eest, aga dollarite eest, et no seal on ka, aga ütleme, nende mahud on ka ikkagi väikesed võrreldes nende Norra välfondiga, et ütleme, esimesed signaalid nagu on olemas, et no tõesti nagu institutsioonid on ka nagu müüma hakanud, eks seal on nagu tuuakse dollari langus ka ju mängu jällegi on ju, et kui sa nagu tootlust mõõdad siin Euroopa poole pealt, aga siis teine asi, mis sa väga hästi nagu välja tõid, ega siis eraisikud ka, noh, nendel on lihtsalt, noh, raskem on neid nagu koordineerida, et noh, kas nüüd nad müüvad, kes müüb, noh, sina võib-olla müüd, mina äkki ostan samal päeval, on ju, aga noh, tervikuna, kui see nagu, noh, ega USA turg fundamentaalselt on ju päris kallis, on ju, ja kui see nagu, noh, ütleme, usaldus hakkab kollektiivselt kuidagi nagu mõranema, ehk siis täna on ka natukene lihtsam seda müügiotsust langetada, kuna hinnad on nagu kallid, on ju, oleks nagu USA turg, nagu ma ei tea, 2009 või noh, koroona ajal on ju, nagu sul nagu hinnad odavad, noh, ega siis naljalt erainvestor nagu niimoodi müüma ei lähe, aga noh, täna võib-olla nagu lihtsam natukene. Jah, ega noh, piisabki sellest, et kui tekib väike trend on ja see trend nii-öelda hakkab süvenema, et noh, loomulikult USA tehnoloogial noh, ei ole nagu väga alternatiivi, ma ütleksin maailmas, et aga noh, see selleks, et mulle tundub, et ikkagi Trump on juba USA mainele jäädava kahjustuse tegelikult teinud. On ja ütleme, okei, noh, demokraadid on nende nagu vastased on ju, ja noh, Trump kindlasti, nad on ju selle välja köönud, et noh, need novembri vahevalimised on väga olulised on ju, et noh, tuleb nagu võita, mis iganes hinnaga, noh, nüüd me näemegi niimoodi, et noh, mis ta teeb on ju. Noh, tahaks sellist väikest edukat rünnakut, tahaks nagu mingit pindala juurde saada, noh kindlasti tahab toorained juurde saada, siis kindlasti ta tahaks raha hinda ju allapoole saada, ta on ju sellest pikalt rääkinud, on ju. Noh, ütleme siis möödunud nädalal sellest me hiljem jõuame rääkida, mis Davosis nagu juhtus, aga ta noh, põhimõtteliselt Ameerika suuremat panku süüdistas ka selleks, et noh, et ta ei tohiks üle 10% krediitkaardi intressi nagu võtta, on ju, et vähemalt mingi aeg on ju, ja et noh, jällegi, et noh, et kuni valimisteni, et ja noh, kui sa oled nagu ameeriklane ja siis sa noh, vaatad, mis seal nagu Minnesotas olid rahutused on ja nagu seal lastakse inimesi seal surnuks on, ega mina ei tea, kes seal süüdi on või mitte on ja seal on nagu selline ka ütleme vabariiklaste seas rahulolematus nagu kasvab Trumpi osas ja see on probleem, ma arvan, Trumpile. Ja noh, näha on, et damage on done on ju ja seda on nagu tulevikus väga keeruline
tagasi pöörata, seepärast sa oled nii-öelda lõhkunud enda partnerite, peamiste kaubanduspartnerite usaldust, on ju, ja noh, ilmselt me saame nagu lõpptulemuse teada võib-olla järgmise 10 aasta jooksul, on ju, et mis siin täpselt, palju see Trump suutis USA-le damage'i teha, noh, kohati jälle teistpidi ma mõtlen, et siuksed väga siuksed suured muudatused kohati ongi nagu siuke areng, vaata, et nii nagu Venemaa ründas Ukrainat, mis peale seda nagu juhtunud on. Kogu see droonindus ja robotid ja robotid, droonindus, kogu see NATO on ikkagist saanud aru, et kes on nagu vaenlane, on ennast kokku võtnud järgmised 5 aasta jooksul, ma arvan, et NATO on nagu oluliselt tugevam, NATO-l on liikmeid on ju rohkem, samas see Trumpi käitumine survestab veelgi, ütleme, Euroopasse panustama, kõik see militari, see kaitsesektor on ju, ja miks mitte ka siuksed Euroopa tehnoloogiaettevõtted, et kui Euroopa saab aru, et me ei saa nagu kellegi peale nagu loota, et siis panustataksegi ikkagist nagu enda piirkonda rohkem, on ju. Ma nägin hiljuti ühte, Pahvetil on nüüd natuke rohkem aega, ma loodan, on ju, et nüüd pensionil on ju, aga ta kindlasti loeb hästi palju ja siis temaga oli juttu USA kaitsetööstuse ettevõtetest näiteks on ju. Ja siis ta ütles ka, et tema nagu sortimisega ei tegele, aga kui ta tegeleks, ta sordiks USA kaitsetööstust. Ja peamine põhjus oli see, et just, et ta nagu sama Trumpi tegutsemine on ju, ja suhted nagu halvemaks läinud ja siis et Euroopa ei saa nagu USA-t enam nagu usaldada, täna on nagu sõltuvus, sa pead USA käest ostma, aga kiirkorras hakatakse investeerima rohkem siis Euroopa kaitsetööstusesse ja paari aasta jooksul need mahud, millega siis Euroopa USA relvi ostab, tõenäoliselt hakkavad nagu kukkuma. Jah, ma arvan, et see 5 aasta pärast, ma arvan, et ameeriklased näevad ise, mis damage ikkagist Trump on nagu reaalselt ameeriklastele põhjustanud. Tollidest me pole üldse rääkinud, on ju, et kõik see, mis ka nagu on probleem. Ütleme, tõesti, ilmselt see on nagu see selline lüke, mis paneb ikkagist Euroopas mingisugused sektorid arenema, meile tegelikult hea, on ju, et ameeriklastele võib-olla nii hea, mitte nii hea, et eurooplased ei osta võib-olla 5 aasta pärast enam nii palju F-35-sid ja Tomahawk mingi rakette värk on, et siin hakkab oma see kaitsetööstus arenema, et ja muidugi seda usaldamatust näitab ka uudis Saksamaa kohta, et vist jäi silma eile, et hetkel Saksamaa valitsus hoiab kuskil 40% enda kullareserve USA-s ja seal nüüd hakatakse ka kaaluma, et koju tuua või? Ja koju tuua, seepärast ei usaldata enam USA-s hoida seda füüsilist kulda, ja Saksamaal on number 2 suurimat positsioonid, 166 miljardi väärtuses kulda. See on päris suur hunnik, mida siis vedada. Jah, et pannakse ilmselt laevade peale ja tuuakse Euroopasse tagasi, et see näitab, et sa ei saa päris suur turvarisk kindel olla, jah. Aga üks on veel huvitav asi, Meelis, et kui nagu mõelda, et kui sa oled nagu ameeriklane, me kumbki ei ole, on ju, aga et kes on sinu sõber välismaailmas? Mis riigid siis nagu on, et sa oled nagu ütleme Kanadast nagu alustades võib-olla see on nagu ajaloost nagu hea sõber on, nüüd on nagu nii suur tüli on ju, Mehhikost ei ole mõtet nagu üldse rääkida. On päris palju, ma arvan, sellised neutraalsed riike, võib-olla nagu Jaapan ja Austraalia, aga kes on nagu päris Ameerika sõber, ei ole ju väga. Jah, aga eks neid sõpru tekib juurde ja läheb ära. Pead silmas seda uut Trumpi seda oma rahunõukogu või? Jah, sellest ma ei ole veel päris täpselt aru saanud. Et mis see point nagu on? Kas ÜRO nagu paika panna või mis see point nagu on? Jah, see on Board of Peace, on ju, et mingisugune riikide vaheline rahu ümarlaud. Ja kui sa vaatad, kes on nagu liitunud, üks on suurem kahtlusvahu nagu teine, on ju. Nagu Trump ütles, et see on selline liit, mis on valmis rahu tooma kogu maailmale. Ja vaatad, mis need siis teinud on ju? Jah, sa võid nagu mõned riigid ette lugeda, kes seal on. Tõesti, et seal väidate alt on 25 riiki juba liitunud, muidugi nende riikide seas ei ole ühtegi siukest normaalset demokraatlikku suurriiki, et need, kes on liitunud, ma loen mõned ette, on ju Valgevena, Maroko, Vietnam, Kasahstan, Ungari, Armeenia, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Albaania, Usbekistan,
et noh, Bahrein, Katar, ühesõnaga okay. jah, et need on su sõbrad, on ju, et ilmselt need on seal liitunud, et tänu Trumpile, et kuidagi seal külje alla nagu saada ja noh, loomulikult Trump saatis ka Prantsusmaa presidendile Macronile selle kutse, muidugi Macron nagu kohe ütles viisakalt ära, mille peale Saksamaa ütles ära, Hispaania ütles ära, nad kõik ütlevad siin ära. Jah, ilmselt enamus nagu suurriike nagu ütlevad ära, aga naljakas oli see, et kui nii-öelda selle intervjuu ajal see ajakirjanik ütles Trumpile, et see Macron juba keeldus, siis ta nagu paugust ähvardas, et šampanjad olid. Jaa, et 200% tulevad Prantsusmaa šampanjadele tollid. et küll Macron ümber mütleb siis. et niisugune naljakas episood. No tollidest rääkisid, enne kui me läheme Davosi juurde, siis siin oli paar nädalat tagasi, kus Trumpi käest küsiti, et Kanada ka, kellega suhted head ei ole, et mis siis saab, kui Kanada hakkab Hiinaga mingit rohkem diile tegema ja siis paar nädalat tagasi Trump ütles, et las teevad siis, nagu ei ole probleemi, on ju. Ja siis, kui nüüd möödunud nädalal Kanada reaalselt tegigi Hiinaga diilid, on ju, et siis ju, et nagu Hiina saab oma elektriautosid ja muid asju rohkem siis Kanadasse müüa ja Kanada oma toorainet asju ja siis Hiina tegi kõigile kanadastele ka viisavabaduse näiteks on ja siis Trump ütles, et täiesti ennekuulmatu, kohe Kanadale 100% tollid, on ju. Ta põhimõtteliselt võtab laest, ükskõik mis numbri on ju. Jah, täiesti süüdimatult, aga enne kui veel siit liiga kaugele ära liigume, et siis Gröönimaast võiks ka ikkagi paar sõna rääkida, et mul jäid päris huvitavad numbrid nagu silma, et seoses selle Gröönimaa ostuga, on ju. Et väidetavalt USA on valmis maksma Gröönimaa eest umbes $700 miljardit. Ma arvan, et see on varuga pandud, et tegelikkuses mitteametlikud on valmis triljoni maksma. Aga ei tea me on ju. Jah, fakt on see, et neil seda raha nagu kuskilt pole nagu niimoodi lambist võtta, siis nad peaksid hakkama võlakirja emissioone tegema, ilmselt Treasury kirjutab võlakirjad välja, valitsus ostab ära, et tõmmatakse seda 700 miljardit uut laenu peale, ma ei tea tõesti, mis see dollar ja pikaajalised võlaintressid teevad, mis see kuld on ja selle peale teeks. Ja tõesti see tekitaks mingisuguse uue paaniklaine tõenäoliselt, aga mis oli veel huvitav, et sinna $700 miljardit juurde tegelikult oli veel üks pakett, et Gröönimaal elab umbes 57 000 inimest, et kui nagu Taanile pakutakse $700 miljardit, siis igale inimesele Gröönimaal pakutakse nii-öelda cashi $100 000 näkku või kontole, et mis võib olla muidugi päris huvitav siuke ettepanek, et ilmselt paljud elanikest võib-olla võtakski selle $100 000 vastu, et nende jaoks võib-olla liiga suurt vahet ei ole, kas on Taani lipp seal või USA lipp, on ju, et nad on ikkagist autonoomne selline Taani piirkond, kus neil on oma õigus otsustada, kelle all tegelikult nad tahaksid olla. Hetkel nad on küll nagu vist maininud pigem, et nad tahavad jätkata nagu Taani valitsuse all, aga samas, kui 100 000 tuuakse sulle kontole, et siis võib-olla need osakaalud seal võib-olla hakkavad nihkuma nagu, mine see tea, on ju, aga hetkel tundub, et seal on mingisugune kokkulepe saavutatud, aga sellest räägime võib-olla hiljem, aga tegelikult kui vaadata nagu ajast tagasi, et USA-l on oma sellised ajaloolised seosed ja väga suured seosed Gröönimaaga nagu olnud, et teisel maailmasõja ajal näiteks USA võttis Gröönimaa enda kontrolli alla, kuna oli oht, et sakslased muidu võtavad Gröönimaa üle, ja Taanil ilmselgelt ei olnud nagu sellist jõudu, et Gröönimaad kaitsta, nii nagu on täna tegelikult. Ja see mingil hetkel peale teist maailmasõda või seal teise maailmasõja ajal see Gröönimaa oli väga militariseeritud saar, et kus umbes 30% elanike arvust olid USA sõjaväelased seal, kes kaitsid seda saart, nii et ja hiljem, kui see teine maailmasõda nii-öelda läbi sai, siis ameeriklased andsid taanlastele selle saare nagu tagasi, loomulikult siis juba prooviti alguses ka seda saart nagu ära osta,
aga taanlased samuti keeldusid või ei olnud nagu huvitatud ja seal 1951 aastal siis tegelikult sõlmiti ka selline Taani ja USA vahel nii-öelda kokkulepe Greenland Defense Act nii-öelda, et kus USA saigi nii-öelda õiguse säilitada enda sõjaväebaase seal ja Taani siis pidi hoolitsema nii-öelda tsiviilide eest, ehk selle elanike eest seal. Ja noh, ega see taanlastele selles mõttes mingi odav lõbu ei ole olnud, et väidetavalt seal Taani kulutab Gröönimaa ülal hoidmiseks on iga aasta 500-600 miljonit eurot, mis on päris suur summa, et Taani on üsna väike riik, on ju, et kogu seda infrastruktuuri seal püsti hoida, on ju, sa pead pakkuma selle rahvale seal kõiki neid meditsiiniteenused, on ju, kõik haridust, koolid, on ju, ülikoolid, kõik see infrastruktuur on oma kuludega ja noh, muud igasugused haldustegevused ja sotsiaalsed kulud on päris suured, et sisuliselt kui USA nii-öelda selle üle ostaks, et noh, siis sisuliselt USA peaks hakkama finantseerima seda 500-600 miljonit aastas nii-öelda. Hea, see jutt on kõik väga huvitav, mis sa räägid, ma lihtsalt siia taustaks soovitan, kuna ma ise vaatasin eelmine nädal huvi pärast, siis Jupiteri keskkonnas on selline film nagu Võimukants, Taani film, poliitiliste sugemetega, aga seal on väga palju, need viimased osad on tehtud Gröönimaa pinnalt on ja väga hästi nagu ta kõik ette ära rääkida, aga just, et millised huvid on Hiinal, Venemaal, USA-l ja see on sama ajalugu on ju, väga hästi tehtud film, eriti kes tunneb nagu Gröönimaa sündmuste vastu huvi ja võib-olla aitab seda tausta mõista, et miks siis USA seal täna on ju. Jah, ja kohati võib-olla natuke arusaadav ka, et USA proovib seda ära osta, et samamoodi tehti ju Alaskaga, kuna ostati nagu Venemaalt. See osteti kommirahaga tol hetkel Venemaa käest. Ja kui ma vaatasin, et siin on läbi käinud, et see 1951 aastal, kui USA tahtis taanlastelt selle ära osta, siis pakuti $100 miljonit. Tolleses vääringus. Jah, see on umbes 1,6 miljardit ainult tänases vääringus. Nagu, oleks võinud osta. Jah, oleks võinud osta, et sisust oleks 700 korda nagu oleks juba see hind nagu kasvanud, jah, kui see diil nagu siukse pealt sõlmitakse, et jah, et päris huvitav. Aga vaatan kella ka, et me peame natuke Davosist ka rääkima, et ega seal ka nüüd igav just ei olnud, et võib-olla kõige enam kõnepinda sai seal sedama Kanada peaminister, kes seal päris hästi nagu rääkis, Trump pidas ka seal oma kõnet, et ma ei tea, ma ise kuulasin seda, kuidas Meelis sina seda hindad, on ju, aga ega seal oli ju sellised äritegelasi ka paljud kohal, on ju, et eesotsas Elon Musk ja siis Apple'i juhiga, et päris huvitav üritus oli see. Jaa, tõesti, et Davos on ikkagist, ütleme, üle maailma, seal on ikkagist kõige suuremad arvamusliidrid, igasugused riikide juhid, top ärimehed ja niisugune tunne, et tõesti, kui sind ei olnud sinna kutsutud, siis ei ole maailmas mitte keegi. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja kuna investeerimisjutt ei kutsutud, siis me peame oma podcastiga veel vaeva nägema. Jaa, aga ütleme, eelmine aasta me käisime Buffetti üritusel külas on ju, Omahas, et võib-olla järgmine aasta siis vaatame äkki Davosele, et teeme väikse nädalake, et seal suurte poistega seal koha peal, et päeval kuulad Trumpi, hiljem lähed suusatama mäe peal ja siis võib-olla õhtul Zelenskiga saunas, et teemasid arutada. Aga jah, et reaalsus on tõesti see, et seal olid ikka siuksed legendid nagu kohal on ja lisaks see, mis sa ütlesid, Muskid ja Jensen Haugid ja tegelikult olid ka maailma Tim Cookid ja kõik seal. Jah, Ken Griffin ja Larry Fingid ja Ursula von Leyerid ja ikkagi top of the top ja Kirst Tordil on ju Donald Trump on ju, kes sinna kohal lendas. Ega tal see minek ka nii lihtne on, ta pidi varulennuki võtma ju. Ja, aga kokkuvõttes ütleme, see Davos meeting oli ikkagist, läks nagu tundub asja, et ma ei tea, millal see täpselt see kokkuleppe seal on ja NATO juhi ja Trumpi meeskonna vahel sõlmiti, kas õhtul saunas või natuke varem on ju, et pinged nagu ikkagist natuke rahunesid ja saadi nii-öelda kokkuleppele mingisuguse uue arhitektuuri osas, mis seal Gröönimaa, kuidas see Gröönimaad paremini kaitsta ja Trump nagu nii-öelda tõmbas tagasi selle sõjalise sekkumise poole pealt. See oligi üks olulisemaid asju, seda Euroopa
no ma ei tea, need jutud läksid vahepeal nagu täiesti nagu kosmosesse ära, et üks NATO riik ründab teist ja see oli nagu hirm juba eskaleerus. Just, et see ilmselt oleks olnud ikkagist Euroopale ka nagu punane joon nagu siit kuskilt läbi käis, et ilmselt seal saadi aru, et see selline käitumine oleks liiga suured pinged ja probleemid tõenäoliselt tekitanud, et ja noh, turgudele loomulikult see meeldis, on ju, et turud selle peale nagu hakkasid taastuma ja näitasid päris sükest ilusat rohelist värvi, et hetkeline selline paanika nagu raunes maha. Ja see tavas juures veel sa Macroni nägid siniste prillidega. Seda oli raske mitte näha. Et... see tõesti, see Macron oli seal ikka väga boss nagu, et siniste prillidega käis see ring ja noh, need prillid muidugi said meedias päris palju nagu tähelepanu ka ja inimesed hakkasid muidugi kohe otsima, mis prillid need on. Ja selle aktsia tõusis, jah? Jah, kõigepealt leiti see ettevõtte oma üles, mis prillid need on, see e-pood tõmmati nagu paari tunniga täiesti tühjaks prillidest, on ju, ja siis muidugi vaadati, et see aktsia on listitud ka, et see on iVision mingi aktsia on ja kuskil Itaalias listitud ja see pani ka seal 60% paari päevaga nagu üles, et siuke väike ettevõte, et lükkas, ütleme, me ole täna vaadanud, võib-olla on juba tuublis, on ju, et siuke, jah, päris äge reklaam nagu, et vaata, kui kõva reklaamimees ikka. Jah, et päris hea diil, et tasub prille nagu saata ja müüa sellistele tuntud isikutele. Noh, sa rääksid jah, et pinged läksid peale seda natuke nagu väiksemaks, on ju, aga kui ma nüüd vaatan, noh kindlasti sa oled märganud, mis nagu väärismetallidega toimub, on ju. Et noh, ütleme, see kuld on täna juba üle $5,000 siis untsist, on ju. Alles ju räägiti, et noh, et selle 5,000 ta võib minna siis, on ju, kui tõesti tuleb nagu see, noh, Trumpil see väga kõva rahatrükk ja tema meelne siis keskpanga juht. Noh, täna ma veel ei tea, kes see uus juht on, aga kuld on juba 5,000 ja nüüd juba räägitakse 5,400, keegi räägib 6,000. Ja no täna hommikul vaatasin siis nagu hõbedad ka, on ju, noh, see on ju täitsa kosmoses, on ju, see on juba 110 lähedal, on ju, ja kui ta oli siin paar aastat tagasi seal 25-30, et jah, tundub, et asjad hakkavad siin üsna parapoolseks kiskuma, et natuke selline buumi hõng on, inimesed jooksevad kõik ühes suunas, et mis teeb muidugi natuke ettevaatlikuks, et üldiselt need buumid kipuvad lõppema, et see lõputõus läheb ainult kiiremaks nagu, no hõbeda graafikut soovitan vaadata, no see on jaa, et see on puhas nagu siuke õppimismaterjal on ju, et kus on see inimese ahnuse nagu tipp on ju, et millal see graafik nagu murdub ja mis siis päädib nagu paanikamüükidega, et jah, see võib kohe nagu lähedal olla, jälle teises küljest ma mõtlen, et miks need metallid nagu nii suure hooga nagu trendivad, on ju, et kas tõesti on siin oodata mingisugust suuremat globaalset rahaturgude mingisugust kollapsi või usaldamatuse mingit piikimist, et jah, ma mõtlen ise ka selle pärast, et selle peale, et kui ma mõtlen just nagu väärismetallide peale, et see nagu ennustab ohtu, et tõesti äkki nagu mingi korrektsioon on nagu õhus, aga samas, kui sa vaatad nagu vase enda, no mis peaks näitama nagu majanduse tugevust, on ju, no see on ka väga kõrged, on ju, paljud tööstusmetallid on ka üleval, on ju, et ma ei oska isegi prognoosida selle pealt täna. Jah, et tuleb, ütleme, trend on väga ilus, need trendid võivad üldiselt kestavadki natuke kauem, kui keegi suudab nagu eales nagu arvata, on ju, et aga noh, ma ei oska öelda, kui sa ei ole nagu hästi pikaajaline investor, siis tasapisi oleks võib-olla tõesti mõistlik kuskilt otsast. Kui sa hõbedat ei ostnud aasta-2 tagasi, noh, miks sa peaks ostma seda täna 5 korda kõrgema hinnaga, on ju? Jah, ütleme, eks nendel mullidel on alati nagu oma siuke narratiiv, noh praegu hõbeda on ju, narratiiv on just see, et kõik need AI-ga seotud tehnoloogiad võtavad nii palju kasutavadki hõbedat nagu füüsilist ära, et igasse päiksepaneeli on sul hõbedat vaja, sul on elektriautod, sul on mingid kiibid, raketi, mingid osad vajavad mingil määral nagu seda hõbedat, on ju, ja noh, alati leitakse mingi siuke äge, siuke narratiiv, loogiline narratiiv sinna taha nagu ja siis aetaksegi see varaklass nagu täiesti ulma mõõtmetesse. Samamoodi oli
näiteks Ukraina-Vene sõja alguses gaasi hinnaga, mäletad, et gaas saab kohe otsa, et enam turud ei toimi ja kõik väga paljud ettevõtted, riigid lõid endal tippudes hinnad lukku ja oligi see narratiiv, see kõik oli jumala loogiline narratiiv, et Venemaalt gaas ei tule, sõda ja mis reaalselt juhtus, et täna see gaasihind on täiesti sodi all kuskil põhjas ja mõned maksavad siiamaani võib-olla. Et kulla ja nende metallidega tuleb natuke olla siin ettevaatlik, aga tõesti mul jäi isegi silma, et me oleme rääkinud nendest haruldastest muldmetallidest, et ka seal käib uus buum, et korra nagu rahunes maha, aga siin nädalavahetusel on uudis tulnud, et USA Rare Earth aktsia ettevõte, mis on avanemas siin 50% kõrgemal täna, et USA valitsus ostis seal 10%-lise osaluse ära ja see on ajanud nüüd ka paljud sellised teised muldmetallide sektori kihama ja nagu ikka need muldmetallid on ju samamoodi, neid kasutatakse iPhone'ides, lennukites, igasugustes kiipides on ju, et seal taga on jälle see narratiiv ja seal taga on see hästi suur nõudluse kasv on ju ja kui sa vaatad, et ka eelnevalt on USA valitsus ostnud sarnastes ettevõtetes osalusi on ju seal eelmine aasta seal ostsid seal MP Materials, Lithium America ja erinevates ettevõtetes strateegilisi osalusi, et just kätte saada neid nii-öelda muldmetallide maardlaid, et kuna see ongi strateegiline tähtsus nendel muldmetallidel, et siis ka ütleme neid on ka ju Gröönimaal omajagu. Jah, et Gröönimaal on tõesti, seal on neid olemas ja väidetavalt muidugi selle jääkihi all on meeletult, aga mingid kohad on juba välja sulanud, kus saab neid kaevandada. Jaa, aga vaatan siin, kell läheb alastamatult, me peame nüüd natuke rääkima ka Peetrite virtuaalportfellidest, ütlen siis kohe ära, et Väikse Peetri ja Brita portfellis pole siin viimase paar nädala jooksul tehingut nagu tehtud, aga kuna Suure Peetril on nüüd portfell 8, et kes me eelmist saadet kuulas aasta prognoose, siis me sellest mainisime ja ma kohe annan ka Meelisele sõna, aga ma siis kohe saab, järgmise nädala, selle nädalaga saab jaanuarikuu läbi, siis on meie blogis saate siis lugeda ja vaadata neid kõiki ka, aga ma siis mõne sõnaga räägin võib-olla mõnest uuest nimest, et mis siin Suure Peetri rahava portfellis on, et üks on suur toidukonglomeraat, maailmas suurim toidutootja Nestle näiteks on ju, siis võtsime Taanist Telenori Telekomi, USAst Teluson Telekom ja siis on üks selline finantsteenuste pakkuja ka New Mountain Finance, et see on natuke selline riskantsem teema, annab väikestele keskmise suurusega ettevõtetele laenu, aga lihtsalt selle jooksel tiinide määr oli 14% brutona, et selles mõttes see on siis täna nagu sees, aga tervikuna see portfell on kindlasti nagu rahulikum, sobib inimesele, kes ei taha võib-olla nii palju, et volatiilsus oleks portfellis, aga kindlasti on meie seas palju saatekuulajad ja Meelise tuliingilise vänne, ma üldse ei kahtlegi, et on siis nagu Suure Peetri portfell ja tõesti ma eelmine kord ka mainisin, et Meelisel oleks ka siis huvitav ja ei oleks niimoodi, et nii-öelda internet saab täis ja ei saa nagu uusi ettevõtted võtta, siis on Suure Peetri eraldi kasvuportfell, mis on ka siis miljoniga alustas ja on täna natuke miinuses, kuna eelmine nädal dollar kukkus ja mõned asjad tulid ka aktsiad nagu allapoole, aga sellest siis suurusjärgus 40% täna nagu kasvust eraldi ongi siis nagu puhtad tehnoloogiaettevõtted ja teised on siis nagu teised sektorid, aga siin on mitmed sellised uued nagu nimed sees, millest Meelis nagu rääkis, et me oleme ETF-idega võtnud ju ka muldmetalle, me oleme võtnud vasekaevandajad, me ostsime ju tagasi selle sama New Mounti kullakaevandaja, kuna kulla hind tõusis nagu edasi, täna vaatasin, see on peaaegu 20% plussis, et paari kuuga, et see kuld on nagu ka üllatanud on ju. Ja siis Meelis soovis, et me võtaksime ka solarit, päikese energiatootjad eraldi ETF-ina sisse, siis meil on ETF-ina on põhimõtteliselt tuumaenergia asjad siin sees on ju,
Aga ütleme, kui ma vaatan siin võib-olla uutest ütleme, kaitsetööstus on eraldi, on ju, globalina, on ju, siis on kasvuna on sees veel Novo Nordisk, on ju, ja võib-olla see Karman Holdings on, ma vaatan üks võib-olla uuemad nimesid sees, et võib-olla sa mõne sõnaga meeles räägid sellest ja võib-olla siin nagu kasvu poole pealt ka on ju, mis on nüüd on ju, et jah, see Karman Holding, ta on aerospace sektoris, nad toodavadki droonidele, igast rakettidele erinevaid osakesi, tükikesi, et siuke lennundus, droonindus, aerospace ettevõte, kes on päris ilusa kiire kasvuga ja ta on täpselt seal õiges sektoris, et Ehostarist sa oled rääkinud juba, et temal oli vist, kui ma õigesti mäletan, seal SpaceXis mingi osalus sees vist? Jah, Egostaris on SpaceXis väidatavalt 3% osalus, et see on nii-öelda, me üritakse kindlasti hoida seda SpaceXi IPO-ni või IBini. Ja ma tean, et sa kõvad nii-öelda lootused oled pannud ka selle Rocket Labi peale, on ju? Jah, samamoodi siuke space ja aerospace siuke sektor ja ütleme narratiiv samamoodi, et kuna see SpaceX on ilmselt teemaks sellel aasta, kõik see kosmose asjad siin lendavad, et siis hoiaks nagu allokatsiooniga. Ma praegu vaatan, siis Rocket Lab on sellest kasvuportist suurselt teine positsioon ja kuulajad võivad nüüd hetkeks mõni sekund mõelda, et mis see kõige suurem on ja kes mõtlesid Ireeni peale, teil on õigus, et põhimõtteliselt 10% on Ireeni aktsia peal on ju. Jah, et ütleme, need andmekeskused on tasapisi jälle tagasi tulnud peale siukest väga vägivaldset korrektsiooni, et vaatame tulemustoaeg on ju siin käimas see nädal läheb huvitavaks. Jah, 5. on Ireenil tulemused, et hoiame siis hinge kinni. Ma mõtlen, suur tehno tuleb see nädal juba. Nii et... Jah, siin suur tehno tuleb see nädal, Microsoft, Meta, Tesla ja Apple, ja siis ülejäänud seal järgmine nädal ja Nvidia on seal üldse, tuleb kõige hiljem nagu. Aga üks positsioon, mis me just eile siin võtsime. Ja kõige värskem. Kõige värskem on CRML, on Critical Metals Corporation ja miks meile see ettevõte meeldib, et nagu me ennem rääkisime, et hetkel kõige kuumemad sektorid eesotsas ongi see haruldaste muldmetallide sektor ja Critical Metals ongi nii-öelda nende haruldaste muldmetallide kaevandaja ja eelkõige see kaljumit kaevandavad. Mis me kunagi ütlesime vale nimega, aga mõtlesime kaljumit. Jah, kaljum. et ja neil on, minnes tagasi sinna Gröönimaale, et neil on, Gröönimaal on litsentsid olemas ja see nii-öelda kaevandus välja vaadatud, kus leidub seda kaljumi ja nad õige pea alustavad siis seal nii-öelda kaevandustegevusega, et loomulikult see ettevõte on üsna spekulatiivne, seal hetkel revenuesid ei ole, aga täna on see story nagu seal taga. Et revenud justkui peaks tulema? Jah, revenud peaks tulema, et see kivim on maa sees, õigused on peal, maa on juba sinu oma, et hakka lihtsalt kaevandama ja seda väärtuslikku muldmetalli sealt maa seest välja tooma. Kus need kaevandused on üle maailma laiali? Gröönimaa. Ongi Gröönimaa? Ja puhas Gröönimaa teema. Siis on väga päevakohane. väga päevakohane jah, et seda me siis võtsime sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Kuna me nüüd ei ole, osad kuulajad on pidanud meie nii-öelda küsimustele vastused ootama siin kuu ja natukene peale, siis üritame seda vana võlga natuke siin nagu siluma hakata, et ütlen alustuseks ära, kes tahab kirjutada, küsida midagi, soovitada, siis aadress on investeerimisjutud@swedbank.ee, aga hakkame siis Imrega pihta, et Imre on siin tükk aega oma vastust oodanud, et meie vastus siis, et
Adobe aktsia kohta on küsimus, et tõesti ta on väga palju aktsia nagu allapoole tulnud ja et Imrele tundub, et ta on fundamentaalselt juba nagu võib-olla nagu ülekohtuselt allapoole nagu müüdud ja siis küsibki, et ütleme, kui tema siis jälgib ka erinevat suhtarve, siis ta ei saa nagu aru, et mis nagu toimub, et aktsia tundub nagu odav olevat, aga miks turg ei osta ta ja küsib, et mis meie siis nagu teeksime ja arvaksime. Täna vaatasin natukene, teiste tehnoloogiafirmadega tõesti ta on nagu odavam, siis mul tuli kohe see Meelise jutt meelde PayPali kohta, on ju. Et ütleme, Meelis mulle siin nädal tagasi või natuke rohkem saatis selle PayPali jutu ja põhimõtteliselt tal oli kogu aeg õigus olnud, on ju, et ütleme, õnneks me panime mingi hetkel selle nagu kinni, on ju, et ka PayPal on nagu väga alla nagu müüdud, on ju, et tundub, et keegi teab midagi rohkem, mida meie ei tea, tehniliselt mina täna ei julgeks seda osta, Meelis võib oma arvamust jagada, on ju, tahaks ikkagi nagu kinnitust saada, et turg kardab, mulle tundub, et äkki ta selles AI võidujooksus on nagu maha jäänud. Jah, Adobega ilmselt turg tahab kasva, et kui sa vaatad Adobe nii-öelda sales revenue'sid, siis need küll kasvavad, aga kui sa täpselt vaatad, kasv aeglustub, ja sellist trendi turg ei salli üldse ja tänu sellele on aktsia nagu ära müüdud ka, et seal nagu see kasvu hoog kogu aeg raugeb, kuniks nagu seal ei ole nagu mingisugust suuremat muudatust, et mingil hetkel kas tuleb seal uus juht, mingisugune uued arengud, siis uus toode on ju. Uus toode, et siis võib see jõnk seal käia ja nii-öelda usk taastuda, aga natuke tasub oodata veel, ma arvan, jah. Ja siis Kaido küsib väga hea küsimus, et kuna ajalugu näidanud, et mitmed aktsiad on ju siin, ma ei tea, 100 kordades kasvanud, alates Amazonitest, Apple'itest ja Google'itest on ju, et alati on ju sellised ettevõtted ka uusi peale tulemas, et kuidas siis aru saada, et kes on need tuleviku sellised väga suure kasvuga ettevõtted ja kui ütleme, õnnestub pihta saada mõne sellisega, et kui see asi on juba 2 korda nagu kasvanud, et kas siis peaks raha välja võtma või kuidas sina, Meelis, teeks? Et sa küsid, et kuidas siis leida neid rakette. Uut Apple'it on ju. Me oleme siin üritanud, on ju. Suur Peeter üritab on ju leida. Jah, eks sa pead jälgima trende, on ju, et üldiselt see pööre tekib siis, kui ettevõte tuleb välja mingi innovaatilise uue lahendusega näiteks, mida pole olnud. Seal võib olla ka teisi selliseid pöördemomente, kus ettevõte teavitab oluliselt, ma ei tea, kasumi või müügitulude kasvust, on ju. Muidugi siis peaks väga hästi nagu suutma hoomata, et milline see kasvuperspektiiv on, et kui ta on see mingi uus tehnoloogia, investori on raske isegi aru saada, et mis see perspektiiv nagu on ju. Jah, eks see tulebki kogemusega, et samamoodi oli, et mis on see uus tehnoloogia, on ju, kõigepealt Nvidial tuli uus mingi Maxwell Keep, on ju, see oli siuke pöördeline sündmus, on ju, kohe võib-olla turg sellest nii väga aru ei saanud, samas mõni kuu hiljem tuli välja, on ju, ChatGPT ja see oli täiesti uus tehnoloogia, on ju, ja kui sa said aru, et see ChatGPT töötab nagu Maxwell Keepidega, mis on nagu üliplahvatus ohtlik nagu turgudel, siis ilmselt need otsad lihtsalt tuleb nagu kokku viia, samamoodi sa võid aastad tagasi minna näiteks Apple'iga, kui tuli esimene iPod näiteks, innovatsiooniline breaking mingi toode, on ju, et mida pole maailmas kunagi olnud, mingi sellised sündmused, et kui sa otsid ja hindad. Palju pead lugema ja olema kursis eluga, on ju. Jaa. Et sa väga hästi, mulle meeldis see sinu lause, et kui sa said aru, et sellel on potentsiaal, ma arvan, seal see tõde ongi, et kuidas aru saada, on ju. Jah, just, et eks pead natuke suuremat pilti vaatama ja hoomama. Dmitri küsib ka siin AI kohta ja temal on jäänud selline AI aktsia silma nagu Resolve AI, lühend on RZLV ja et aktsia on siin kukkunud päris palju tippudest ja et ta ütleb siis fundamentaalnäitajate põhjal tundub nagu soodne, analüütikud hinnasid soodsad ja nagu ikka, et milline potentsiaal on, mis me nagu arvame, natuke vaatsin, äri poolest mul nende kiirel pilgul oli isegi raske võib hinnata, kui potentsiaal see nagu on, aga ettevaatikuks natuke tegi seda, et ütleme siin nagu ikka uusi aktsiaid nagu emiteetakse ja suppi nagu lahjendatakse. Jah, mul on endal ka see radaril olnud seoses sükse AI buumiga, et ta on süke e-commerce platvorm, kus saab kaubelda erinevate
toodetega, aga tõesti, kui vaadata nagu ettevõtte väljavaateid, vaadata nii-öelda müügikasvu, noh, see on ikka väga märkimisväärne, et ma arvan, et sellel ettevõttel on tohutut potentsiaali, ta on muidugi, ütleme, see tootlus tuleb volatiilsusega, on ju. Nagu ma rääkisin, et kas sa kannatad seda volatiilsust välja, on ju? Just, et aga üldiselt ma ütleks, et turule meeldib, kui on hästi kiire nii-öelda müügitulude kasv, on ju. Temal siis on? Jah, temal on, Resolvil on, et hoia silma peal. Ma arvan, et kui see aktsia suudab liikuda üle $10, siis ta juba satub institutsionaalsete investorite huviorbiiti, et siis võib nii-öelda see suurem lend alles alguse saada. Okei, Märt siis kirjutab pika juttu, tänab podcasti, me täname vastu ja kuna ta on ka ilmselt meie podcasti kuulanud, teab, et SpaceX IPO on tulemas, meie, ütleme, Meelis eeskätt on rääkinud, EchoStaril on seal osalus, on ju, aga siis Märdil on silma jäänud kuskil, et Google'il või Alphabetil peaks ka seal osalus olema, et ma ei tea, küsimus on, kas siis on ja kus siis aru saada, et millistel, kus sellist infot Meelis sa saad börsilt, et kellel need osalused on, et kas see on kuskil avalik info või? Jah, ütleme, SpaceX on siiamaani on ju eraettevõte, et ega seal ei olegi kõiki aktsionäre avalikult kuskil välja toodud, on ju, et siin on mingi erinevate rahastuste käigus lekib seda aega pisi välja, nii nagu see EchoStaril siin lekkis välja, on ju, et 3% osalus, et siis viimaste andmete järgi siis Elon Muskil näiteks on SpaceXis 42% osalus. No päris suur. Päris suur, jah, suur omanik ja ka sealt ikkagist tuleb välja, kui guugeldada, on ju, et siis ka Google'il endal väidetavalt on ikkagi 7% osalus, et eks need osalused muutuvad seal kogu aeg, seal toimuvad erinevad raha kaasamisringid, erinevad fondid on seal sees, et jah, ega seda niisugust registrit ei ole, kus sa täpselt näed nii-öelda. AI käest küsima. Jah, täpselt AI võib-olla annab sul midagi. Siis Jaak tänab ka saate eest, et on juba kuulanud seda mitu aastat iga nädalaselt ja pühade ajal oli väga raske ootamine, et saadet ei olnud. Aga ta küsib siis rahaturufondide kohta, et kuna siin Suur Peeter on ka vahepeal hoidnud, kui mingid dollari aktsiad on müünud, on USA lühiajalisest treasury's hoidnud, ja ta siis küsibki, et kas me saaksime selgitada, et mis fond see on ja kuidas see toimub, nagu ma mainisin, selline alla 1 aasta pikkused USA valitsuse võlakirjad on seal sees, see toimib niimoodi, et ta maksab põhimõtteliselt 2 korda aastas kogunenud intressi välja ja siis on diskonto võlakiri, mis hakkab uuesti intressi koguma ja siis kukub jälle välja maksud intressi võrra. Et meie sellepärast oleme hoidnud, kuna seal jooksvad intressid on päris head olnud, nüüd võib-olla hakkavad allapool natuke tulema, samasugused asjad on Euroopas ka olemas, aga ma siin paar päeva tagasi vaatasin, siis need tootlused pigem jäävad sinna alla 2%, seal 1,8 kanti, ja seal tulevad siis kulud ka natuke mängu, et oleneb, kus kaudu sa ostad ja haldustasud, et tundub, et see Euroopa variant täna ei ole väga atraktiivne, aga USA oma dollaris on okei, ma arvan. Jah, ütleme, ta on ikkagist finantsinstrument, seda hinnastatakse nii-öelda nagu ostad nagu aktsiat, ETF-i ostan ja kui sa maksad seal näiteks ühe otsa pealt 0,14 ära, müümisel 0,14 ära. Kus aasta haldustasu ma vaatasin 0,1, et sa annad mingi 0,4 aastas ära ja see on teema. Saada seal 2%. Jah, et sageli on depo parem, kui sa kulud maha võtad, eriti kui me Euroopast räägime. Just, et depo on lihtsam, sul pole nii-öelda sisse välja maksmiskulusid, et ütleme need lühiajalist nagu meil on, meie pangas on raha koguja selle asja nimi on, et sa saad alati välja võtta, tundub täna parem on ju. Siis Mirko on väga hästi kirjutanud ja ootab ka meil vastust ja temale ja ma arvan nagu ka paljudele investoritele teeb ikkagi muret see dollar on ja siis me eelmine saade küll nagu Meelisega neid nägemusi püüdsime kuvada on ju, ütleme siis Meelis positiivse vaate poolt, mina sellise natuke karusema vaate poolt, aga küsimus on siis, et mis need siis on, mis lähiaastatel kõige enam võiks seda dollari kurssi mõjutada, et kas need on intressimääd, eelarve puudujääk, geopoliitika, ma arvan, et
Mirko on kõik need juba ära tabanud, on ju, need kõik mõjutavadki, et kõige enam mul tundub täna see geopoliitika pluss ütleme siis raha hind on ju, et mida siis hakkab keskpanga uus nagu juht tegema, aga ta siis küsib ka, et kui me nüüd teame, et dollar on nagu surve all tõenäoliselt, et kuidas siis Euroopa investor peaks nagu käituma, et kas siis nagu portfelli veelgi rohkem nagu ajutama, kui siiamaani oli nagu USA kestne ja et kas see valuuta risk on pigem lühiajaline müra või pikaajaliselt võiks nagu edasi minna ja mis nagu baasstsenaarium võiks nagu olla, et eks need vaated lähevad erinevas suunas, aga tuletan kuulajatele meelde, kes finantsturgudel pole väga kaua nagu olnud, siis mina mäletan ka aegu, kus 1 euro eest sai $1,6 on ju, täna me räägime seal 1,18 ja natukene peale, selles mõttes, et jah, ma üldse ei imestaks, kuidas 1,3 juurde läheb, sealt edasi on võib-olla natuke nagu keerulisem, aga kindlasti, ma arvan, Meelis on minuga nõus, et see globaalne ajutamine on nagu hea, et me oleme siin Skandinaavia asju ostnud, on ju, eeskätt nad sellepärast, et kui me näeme, et Rootsi kroon juba päris kenasti tõusnud, aga nüüd on hakanud ka Norra kroon tõusma ja Norra kroon on veel rohkem potentsiaali, et ma lasen Meelisel ka vastata, aga minu vastus on, et globaalne ajutamine täna on väga mõistlik. Jah, tõesti, et vaadates Trumpi on ju liigutusi, et eks see dollarile ilmselt hästi mõju ikkagist, et need riskid nagu USA usaldamatuse suhtes ainult kasvavad, et see võib tähendada on ju dollari nõrkust, samas ma ütleks, et ka Euroopas, et see euro võiks kuidagi hästi tugev olla. Eks see ei meeldi jälle Euroopale, kui dollar on, kui euro on liiga tugev. Et mõlemil on nagu omad nõrkused, et kes siis rohkem nõrgem on, et ilmselt peab selle vahel nagu valima, et tõesti, et ja lisaks USA nagu see rahapoliitika ka, et see ilmselt nõrgestab siin. Aga kui te olete USA-sse nagu investeerinud, teil on mingi, peate, ma arvan, nagu otsustama, kui palju te tahate USA-s nagu hoida, aga dollarid kõik maha müüa, ma arvan, see ei ole mõistlik mõte, et küll tulevad dollari jälle nagu paremad päevad ka. Jah, et ütleme, arvestada lihtsalt sellega, et USA USA tehnoloogia sektorile pole maailmas vastast, on ju. Nii pea ei ole, on ju. Nii pea ei ole, et paratamatult USA on nagu liider ja isegi kui dollar on nõrk ja USA riik on nõrk, et siis need ettevõtted, kes teenivad nagu meeletult raha, on ju, need paraku on USA tehnoloogiasektoris, kõik Apple'id, Google'id, Metad, on ju, et Nvidiad, et seal nagu ei ole alternatiive ja paratamatult tegelikult ükskõik, mida sa ostad, mingit indeksit, ETF-i, sa oledki nendes ettevõtetes sees, et jah, see on see reaalsus täna. Meie pikaajaline kuulaja ja väga häid küsimusi esitanud Rahaküpsis on ka meile kirjutanud, ta küsib nagu Trumpi tegevuse kohta, et kuidas me nagu hindame nagu maailmas olnud teiste suuremate kriisidega, mis oli seal 30-ndatel ja 70-ndatel ja see 2000 internetimull ja 2008, et kui palju hullemas seisus me nagu täna oleme, et need ei ole päris võrreldavad asjad, aga oleks meie arutelu huvitav ikkagi kuulata, ma teen siis kuskilt otsa lahti, ütleme, täna me ju veel kriisist kuidagi rääkida ei saa, pigem on meil ju buumid igal pool, pigem on võib-olla see, et kas see buum nagu ühel hetkel läheb nagu kriisiks, et siin on muidugi ohumärgid natukene just olemas tänu sellele Trumpi nagu määramatuse faktorile ja teiselt poolt palju on räägitud nendest fundamentaalsetest väärtustest, me oleme ka rääkinud, et meil on tipptasemel varad hinnad ja teiselt poolt on geopoliitiline risk nagu nii suur, et ma otseselt ühegi nende sündmusega neid võib-olla võrrelda ei oska, et võib-olla natuke, võib-olla see 2008-ndaga, et Ameerikas on need eraisikutel on võlad kasvanud, riigil on võlad kasvanud, et ühel hetkel, kui sa pikalt üle jõu nagu elad, et siis pead võib-olla nagu selle eest nagu maksma päris palju, aga lihtsalt täna on, mis teeb selle asja nagu teistsuguseks, on sama AI, see teeb teisipidi nagu ikkagi väga paljud asjad ju efektiivsemaks, et aga ma ei tea, mis Meelis sina arvad? Jah, ma arvan, et selles suhtes on sul õigus, et me ei saa ikkagist tänast olukorda ei ole ju veel ju kuidagi kriisis suurte nagu päris kriisidega, meil on olnud sellised inimtekkelised kriisid, Covidid ja selle tollide sõda, mis tegelikult ei ole ka suutnud nagu majanduskasvu kuidagi ära rikkuda või midagi katki teha, et majandused ikkagist
on nagu taastunud hästi kiiresti ja kasv on nagu tagasi tulnud, et aga mis viskabki kogu aeg õli tulla, on see Trump lihtsalt, et ja võib-olla sihuke Trumpi kaose teooria või sihuke strateegia, et millega ta nii-öelda lööb kõigepealt toa laiali ja siis sa arvad, et sa oled nagu kõike tema poolt näinud, aga siis ta suudab ikkagi nagu üllatada? Jah, et ta suudab üllatada, täielikku segadust tekitada. Sa enne mõtlesid seda malemänguga, on ju, ma olen sellega nõus, aga mul kohati tundub, et see on rohkem isegi pokkerimäng. Jah, kes esimesena pilgutab, et tundub, et teised riigid, nad ainult silmi kinni hoiavadki, nagu julge silmi lahti tehagi, et Trump vaatab kulli silmadega silma sisse, on ju. Et aga teise külje pealt kindlasti see tekitab nagu turgudel investoritele võimalusi, on ju, et kui sa suudad enda emotsioone ise vaos hoida ja hoida ka mingisugust kapitali igaks juhuks varuks, on ju, või õigel ajal nagu exit'i teha ja altpoolt tagasi osta, et siis sealt nagu raha tulebki ja võib-olla suures pildis nagu see Buffett ütleb, et don't bet against America ikkagist, et ma arvan, et Ameerika vastu suures pildis ei ole mõtet panustada. Seda on ka Buffett öelnud, tõesti, jah. Jah, et isegi nii hull, kui see olukord ei ole, et siis tuleb lihtsalt silmad kinni panna ja osta S&P 500, on ju, et ütleme, Trumpil on number 1 eesmärk on ikkagist USA riigi kodanike finantsturvalisus ja aktsiaturgude kasv, on ju, ta ei saa lasta USA pensionäride see 401k see pensionikonto põhja, on ju, et see on number 1 eesmärk ikkagist, et aktsiaturud tema valitsemise ajal lähevad nagu üles. Paar küsimust on veel, ma ei tea, kas sa Meelis ise kirjutasid, aga Meelis on meile kirjutanud ja temal on silma jäänud Momentum ETF-id, et erinevad tikerid on siin ka, et küsib, et kas te olete mõelnud need virtuaalportfeli lisada või pole nad meie jaoks liiga raketid. Seni ei ole Meelis, on ju, meile meeldinud osta nagu eraldi ettevõtted, on ju. Jah, ei taha kõike nagu osta sealt. Jah, kui sa neid Momentum ETF ostad, siis sa hajutad Momentum ära ja siis ei olegi Momentum, et me tahaks ikkagist üksik aktsiatest seda Momentumit leida, et seal tekivad need raketid ikkagist. Indrekut ka kindlasti täname, kes on meie saadet siin kenasti tänanud ja meie täname Indrekut ka, aga tal on väga asjalik küsimus ka, et kuidas peaks tänases geopoliitilises olukorras siis investor käituma, et kas peaks ära müüma kõik USA, Skandinaavia, Euroopa, võib-olla välja arvatud kaitsetööstus ja võib-olla ka Balti aktsiad ja istuma sõna otseses mõttes sularaha hunniku otsas ja kullas, et järjest raskem tundub end Trumpi vastu kaitsta. Jah, väga head mõtted, ma ütleks, et tõesti, ütleme, pigem mõtle niipidi, et pulliturul on kombeks ronida üles mööda murede seina, on ju, et nii nagu me oleme seda 3 aastat järjest teinud, et loomulikult meil on siin, ütleme, järgmises 3 aastat, mil Trump on veel on ju pukis, et meil kindlasti tekib siukse lühiajalisi korrektsioone, ma ei välista, et selle järgmise 3 aasta jooksul me näeme vähemalt 2 siukest 15% korrektsiooni USA aktsiaturgudel täiesti vabalt, on ju, et kui sa suudad nii-öelda hoida, istuda käte peal ja hoida nende korrektsioonideni need positsioonid nii-öelda rahas ja siis nagu rünnata, on ju, et siis tekivad need head teenimiskohad nii-öelda, et jah, et me ilmselt don't bet against America, ilmselt pole mõtet nagu kõike maha müüa ja nii pessimistlik. Jaa, aga ütleme, kui need mõtted tekivad, siis võib olla niimoodi, et äkki on kuskil natuke liiga palju riski ja teisipidi jällegi, ma arvan, täna ei ole ka paha omada portfellis natukene sularaha, mitte sularaha, aga ütleme likviidsust siis on ju, et igaks juhuks on ju, et aga ütleme, nüüd kõik maha müüa, ma arvan, ei ole mõistlik. Ja võib-olla lisaks tuleb ikkagist arvestada ka sellega, et me oleme 4. tõusuaastal, riskid ongi nagu midagi muud, kui me olime 1. tõusuaastal, et nii kui võib-olla turud lähevad volatiilsemaks, siis tõesti on aeg natuke võtta laualt neid setoonikesi ära nagu taskusse panna, et mitte seda volatiilsust nii-öelda
et mitte sellega nagu kaasa sõita nii üles kui ka alla, et ja viimane küsimus Anti, kes on, ma tean, meile varem ka kirjutanud ja alati väga asjalikke küsimusi küsinud, siis teda huvitab, et mis põhjustele on viimastel nädalatel päris palju tõusnud Eastern United Property Fund, et kas on siis investorid on avastanud, et selle on alahinnatud hind, mil on nagu ka hea dividendi perspektiiv või on siis mingid muud põhjused veel. Kes oli eile investor Toomase konverentsid, siis ütleme, härra Arakas rääkis sellest päris hästi, et eelmistel aastatel lihtsalt Leedu pensionifondid valmistusid pensionireformiks, siis põhimõtteliselt on ju muutusteks ja siis müüsid seda nagu välja, sundseisus, et tundub, et võib-olla siis nagu need suuremad müügid on nagu otsa saanud. Tegemist, kui me räägime United Property Fondiga, see liikviidsus ei ole seal kõige parem, et kui sul nagu sellist müügisurvet enam ei tule, tuleb paar positiivset uudist pluss, mis on alati oluline, ettevõtte tulemused on ju, need on ju päris head olnud viimasel ajal, et kui sa nagu ühe fondi pealt teenid 7% yieldi ja Unitediga peaaegu 10, 9-10 on ju, siis need ongi, ma arvan, need põhjused, et investorid on lihtsalt avastanud, liikviidsus pole kõige parem ja hind kerkib, et aga ütleme, ta kaupleb endiselt alla varade puhas väärtus, kui me räägime property fondist on ju, et ma arvan, see ongi see vastus, et ma usun, Meelis, et sa nõustud sellega. Ja, absoluutselt. Aga täna on läinud üle tunni, et tõmbame nüüd otsad kokku ja teiega olid siis Tarmo Tanias ja Meelis Maasik. Meie täname ja kuulmiseni siis juba järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.